Tere! Ja täna ma teengi siis sellise XXL suure universaalse tingimusteta armastuse lugemise nii sinu sisemisele liidule kui ka välimisele liidule, masculine feminine. Kutsun kohale ka peaingli Metatroni, kes on siis väga võimas peaingel, ja vaatame, mis sõnumid, toetavad sõnumid on ka temal sinule. Ma kanaldan seda. Vaatame, mis on just selle video tellinutele sellise nagu maskuliini ringi sõnum feminiinile, divine masculine siis feminiinile ja divine feminine maskuliinile. Ja need sõnumid kehtivad ainult neile, kes on valinud tellida seda videot, ehk siis kinnine ring. Ja selle video põhieesmärk on siis luua tasakaalu, heaolu ja selgust ja kergust. Selle video lõppu või vahepeale võtan ma ka oma vabastavate lausete kogumikust paar palvet või nii-öelda ka sõnumit lisaks. Ja lihtsalt tunnen kutset nii. Ja täna ma siis kanaldan peainglit, kaartidega vaatame masculine feminiini sõnumeid, mis aitavad võib-olla mõista midagi, täpsustada midagi. Ja kogu selle nii-öelda video ajal ma avan ka distants kaugreiki kanalid. Kõik, kes selle video tellivad, ainult neile aktiveerub siis selline teatud mõttes nagu vedela roosa kvartsi, justkui nagu vedela roosa kvartsi eeterlik vorm, selline kreemine roosa, nagu pastelne roosa kanal kollektiivse kõrgema südametsakkrast. Et see täidab meie keha, meele ja hinge rakutasandini välja. Aitab meil maandada erinevaid ärevusi, aitab meil uinuda paremini, aitab meil mõista teineteist, aitab luua kaastunnet nii meie endale kui ka meie ümbritsevatele, olla sügavalt mõistev, mõista mingeid mustreid, mitte anda hinnanguid rutakalt, vaid mõista, mis on selle kõige taga. Aitab keha ja meelt ja hinge siis tervendada ja joondada ühtseks, et nad kõik räägiksid ühist sind toetavat keelt või sinu sisemist ja välimist liitu toetavat keelt. Mäekristalli võtsin ka selguse toetamiseks ja siin on akvamariini niisugune külluse puu, mis on ka südamekeskuse toetamist. Selle niit on ka väga hea tervenduskivi, puhas kanal. Ja eile ma tegin avaliku video Noorku sõnumid ja sealt ma sain siis viimase tõuke, et seda spetsiifilist just selle temaatikaga fookus tasuline video teha teie jaoks, kellel seda on praegu kutse, see on ajatu video, ükskõik millal sa selleni jõuad, see on vajalik. Ja tegelikult 10 päeva enne seda Noorkuu lugemist mul tuli taipamine, ma pean sellise video tegema, aga lihtsalt see Noorkuu lugemine veel nagu universumi poolt andis tõelise tõuke, siis eile see oli ja täna ma juba teen seda siis. Tuleb hästi selline sõnni energia, mis on harmoonia, tasakaal, aga samas maandatus, kodu, pere, töö, sensuaalsus, selline küps, rammus sensuaalsus, mitte pealiskaudne, vaid naudinguline, hästi kohal olev maandatud sensuaalsus ja harmoonia, veenuslik naisenergia. Kuigi sõnn on selline, tundub nagu tööloom, siis tegelikult sõnn oskab ka nautida oma töövilju ja tihti, talle meeldib selline luksus, talle meeldib kvaliteetaeg, talle meeldib nautida, ta teeb küll tööd, tal on naise mees energiat kenasti tasakaalus, aga ta kindlasti võtab aega, et elu nautida, kohal olla ja nii edasi.
Tal on tähtis suhted, heaolu, nii maine kui ka emotsionaalne mõlemad. Et mulle meeldib tema juures see väga. Ja ta on selline tegelikult romantiline, pühendunud, hästi pühendunud ja tänutundeline. Ja tal on sellised olulised püsisuhted või alaline niuke sõprus või püsikliendid, oma perekond kindlasti. Ja veenuslik, eks ju, naisenergia. Ja nüüd ma siis kutsuksingi Metatroni andmaks meile infot siin selle kinnise ringi videotellinute vahel, et mis on tarvis selleks, et sinu sisemises liidus ja välimises liidus siis oleks tasakaal, heaolu ja selgus ja just täpselt need omadused, nagu siin kaardis ka välja tulevad, joonistuvad. Kindlasti võid selle sümboliga endale teha nagu ekraanipildi või joonistada välja. Anamkara. See on universaalne sümbol, tingimusteta armastuse sümbol. Ja kui sa guugeldad Metatron peainglid, siis temal on ka oma sümbol, mis kaitseb sinu sisemist ja välimist liitu välismõjutuste eest. Tuleb ka see läbi. Ole endaga hästi leebe ja paitav. Vähem hinnanguline ja kriitiline. Tuleb selline leidsin hiljuti sellise sule, kus on tõesti nagu ole ühenduses oma sisemise puhta vaba lapsega, kus sa tunned tõesti nagu üleni ennast üle valatuna sellest roosa kvartsi nektariinist või nektarist nii-öelda. Nagu roosa kvarts on selline kõva rustikaalne kivi, lihvitud võib ka olla, kuid et visualiseeri eeter tasandil, sest sinu mõistus võtab kõik üks ühele, et see justkui nagu vedelana, nagu piimjana valab sind üle, et ole sellele vastuvõtlik kogu selle seansi ajal. Ja see rahustab sind. Mõnikord on naiste meeste vahel arusaamatusi ja ärevust erimeelsuste tõttu, kuid südames great hearted love ehk suur südamearmastus, kõikehõlmav armastus, see alguse, kui me kohtume oma südames ja võib-olla teadlikult alati tuua see fookus sinna teineteisega kohtumisel, sest seal me tunneme teineteist ära kui inimkond, seal me ei vastandu, seal me tunneme, kogeme ja võib-olla rohkem selles hektilises maailmas kohtuda seal, et luua see oma ruum, turvaruum, see soe usaldusruum, armastusruum, kus on nagu loomuldase mõlemapoolne andmine, saamine, vastuvõtmine. Ei ole võimuvõitlus, vaid on selline jagamine. Sest mõlemal on ülevoolavalt külluslik. Ja mõlemad tunnevad ennast täidetuna, mitte väsinuna, mitte kurnatuna, mitte ebaõiglust ei tunne, vaid võrdväärselt tasakaalus õrna jagamist. Et just see õrnus on nii tugev. Kui te hoiate seda, siis välismaailm tihtilugu sellise piim ja roosa kvartsi energiaga, esiteks privaatsus on teie kaitse. Ärge jagage oma õnne, heaolu, küllust liiga paljudega. Pigem keskenduda, hoidke see ring enda puhtana enda jaoks. Sest tänapäeva maailmas on väga palju kadetäid ja tegelikult, kui te hoiate seda tugevana seda ringi, siis see piimias roosa kvartsi
energia eetertasandil, kõik saab alguse eetertasandil, rohujuure tasandil, energia tasandil, siis see on läbipaistmatu energia. Niisugune rammus, toetav, kaitsev energia. Ja seda ei ole võimalik väga palju läbida. Läbi näha, läbida. Väljaspool tulnutele, tahab Metatron öelda. Metatron lisaks sellele roosa kvartsi piimjale, eeterenergiale, reiki, chi energiale, algallikast, kõrgemast südamekeskusest nii-öelda. Meie ühisest kodust. Tahab lisada ka lillaleegi, mis siis kaitseb seda rohkem, mis hoiab seda ruumi, toidab veel omakorda teatud toitainetega. Ta ütleb ka hingamine on toit. Jooge palju vedelikke. Just selliseid vedelikke, mis puhastavad keha, on see siis soe, soola, sidrunivesi või kurkumitee või lihtsalt puhas mullita vesi, filtreeritud. Või maitsevesi piparmündilehtedega või petersellivesi. Et see kõik toidab meie keha, puhastab meie keha ja toidab üheaegselt just nagu see roosa kvartsi ja lillaleegi. See, et mõnikord kui me puhastame oma keha just energeetiliselt, siis me vajame vähem toitu. Ja just sellist toitu, mis on nagu komforttoit, me ei vaja seda, sest komforttoit ehk siis maiustused või mingid kiirtoidud või saiakesed siis me ei vaja seda, sest me oleme juba selle magusa nektariga juba kaetud, täidetud. Ja me kumame teistmoodi. Ja see lillaleek tervendab, toidab, puhastab, kaitseb, laeb, hoiab ruumi, põletab ära kõik lekked, energialekked, nii et teie ruum oleks kenasti kaitstud, hoitud, vaid teid täitev, vaid teid hoidev, kokku hoidev, usaldav. See on selline tasakaalus ja kõikidel tasanditel heaolu loov. Nii emotsionaalsel, mentaalsel, füüsilisel, seksuaalsel, energeetilisel, kõikidel tasanditel. Ja siis te olete justkui nagu märkamatu välismaailmale, mis sellega ei resoneeru. Te kaote nagu ära sinna, neil on muud, nad märkavad teisi asju, kes teiega ei resoneeru. Ja siis teil ongi rohkem ruumi, aega ja energiat pühendada teineteisele. Ja see on ilus. Ja see on loov. See on tervendav. Ilma suurema akrobaatikata on see väga-väga tervendav. Ja see kõik algab indiviidi enda seest. Ja siis see laieneb. Üks inspireerib teist ja teine teist. See roosa kvartsi energia langeb kõrgemat sakra energiast, algallikast. Ja lillaleek saab alguse maatuumast. Ehk siis nii nagu üleval, nii ka all.
Nad toetavad teineteist, nad kohtuvad südamepuus. Süda kasvab ja laieneb ja areneb, avardub, terveneb. Selle kõige koosmõjus. Metatron on väga võimas, see lillaleek on väga võimas. Kaitse, toetus. Just õigele liidule, õigele dünaamikale, õigele tahtele, õigele palvele, õigetele inimestele, õigel ajal, õiges kohas, õigel viisil. Nagu te olete valmis võtma vastu. Just nii palju, kui te olete valmis võtma vastu. See on alati kõikjal teile saadava ja alati, kui on tehtud vigu või eksitud, kas sõnaliselt või teolt, alati on võimalik uuel lehelt just selle sama energiakombinatsiooni abil alustada. Ja kui see on tõeline liit, määratud jääma, siis see läheb sellega kaasa. Kui mitte, siis keegi sellest ei kaota, siis sa saad iseennast vähemalt tervendada. Tavaliselt on nii, et naised arenevad 2 sammu natukene eespool. Ja siis, kui mees tunneb, et see on tema kaaslane, maskuliin tunneb, siis ta järgneb sellele. Ta süda ei luba tal teisiti. Kui mitte, las ta läheb. Tal on veel vaja midagi oma elus kogeda, küpseda. Ta ei ole veel valmis. Luba tal minna. Ela lubamises, elage rohkem lubamises. Siis te olete tervem ja teie liit on tervem ja voolavam. Püüdke midagi muuta, lihtsalt olge lubamises, olemises, kohalolus. Vabastage kontroll, sellega te piirate ennast. Ja elu imesid. Metatron tahab öelda ka seda, et alati kutsuge peaingel Metatroni igal ajal, et ta tuleb just kutse peale, küsimise peale. Ta hea meelega abistab oma kohaloluga, tema kohalolu on väga võimas, samas väga pehme, aga väga võimas ja kaitsev ja kindel. Väga suur spirituaalne kaitse. Võib-olla te olete harjunud kutsuma teisi peaingleid, kuid ka Metatron on hea meelega teile abiks, tahab ta öelda. Just eriti, kui tegemist on kõrgema hingesidemega, spirituaalse teekonnaga, sinu sisemise või välimise liiduga. Et seda tasakaalustada. Et seda õigele oma peateele, rajale tagasi loksutada. Pehmusega, usaldusega, andestuse mõistmisega, lubamisega. Teadmisega, et mul on hea, mul on kerge. Meil mõlemal on hea, meil mõlemal on kerge ja hea olla teineteisega. Metatron ütleb ka seda, et teie sisemised lapsed tunnevad ennast hästi teineteise seltskonnas ja see on üks selline side, mida hoida ülal. Millele tähelepanu pöörata, et igapäeva rutiinis ära ei kaoks. Ja Metatroni peaingel Metatron tahtis mulle ka, suunas mind ka, kus mul on see lilla
Leidiga. Vabastavate lausete kogumik. Suunas ka seda Ho'oponopono traditsioonilist Hawaii puhastus- ja vabastustehnikat. Et kui teie vahel on olnud või üldse sinu spirituaalsel või elupeateel on olnud mingi keerdkäik või kellegiga erimeelsust, et kuidas seda vabastada ja olla tagasi lubamises ja olla tagasi kerguses, ongi see, et võib-olla eelmises elus, kui see inimene, keegi on halvasti sinuga käitunud, võib-olla eelmises elus käitusid sina temaga halvasti. On see siis sinu partner, töökaaslane, laps, ülemus või jah, kes iganes. Siis lausu selline asi, mul on kahju. Universaalne palve, see tõesti töötab, kui seda mõttega teha. Ehk see toob meid alandlikkusesse süüdistamise ja ohvrimeelsuse asemel, toob meid alandlikkusesse, kaastundesse, mõistmisse, et me olemegi inimesed, me eksime kõik. Et me siis saaksime selle vabastatud ja edasi liigutud. Ja et see sama muster ei jääks meie ellu nii intensiivselt enam korduma, vaid ta nagu lahustub läbi selle palve. Sest me oleme mõistnud ja leppinud sellega, et see kogemus pidi meie ellu tulema, aga me laseme selle nüüd vabaks. Ja me mõistame, et me ise oleme selle kogemuse mingil määral kutsunud oma ellu. Ja mõistame seda ja laseme vabaks, siis enam ei jää korduma ei sama inimesega ega uute inimestega see hingeõppetund. Ja see on, et mul on kahju. Palun andesta. Ma armastan sind. Ma tänan sind. Ja kui sa ei suuda seda teha mingi inimese suunas, personaalse isiku suunas, siis vaata seda kui lihtsalt universumit. Suhtle universumiga, et mul on kahju universum. Palun andesta universum. Ma armastan sind universum. Ma tänan sind universum, et sa annad mulle uue võimaluse. Sest universum ongi kõik need, oled sina ja kõik need teised inimesed, keda sa oma tee peal kohtad. Seega võib-olla vahet pole, võta kas nii või mingi personaalse isikuga. Sellega sa võtad vastutuse, oled lubamises ja voolamises ja liigud edasi juba pehmemal moel. Ühe palve tahab Metatron mulle veel suunata teile. Aus palve, mida teha 7-21 päeva järjest, kui ei karda universaalset illusiooni vaba tõde. Lehekülg 49 minu vabastavate lausete kogumikus, mida saab tellida ka minu koduleheküljelt www.transpersonali.com. Ja see kõlab. Kallis universum, kes näed tervikpildi ka mulle nähtamatut osa. Ma taotlen, et näitaksid mulle väga täpselt, kes on minu vastu heatahtlikud ja määratud toetavalt mu ellu jääma. Need, kes seda ka kindlasti pole, palun eemalda mu elust nüüd koheselt ja jäädavalt. Niimoodi ka eemalda kõik takistused mu teelt, muutes need hoopis mu ressursiks. Olen valmis laskma kõigest ebavajalikust kergusega lahti. Kunagi ei tea, mille eest sa mind tegelikult kaitsed. Usaldan ja usun parimat. Jaa. Nüüd vaatame maskuliini ehk sinu sisemise maskuliini või välimise maskuliini, kelles on rohkem maskuliini energiat. Sõnumit praegu selle kohta, et sinu sees või sinu välimises või sisemises liidus siis luua tasakaal, heaolu ja selgus, et mis on maskuliini arvates vajalik, et luua see selgus.
mis on maskuliini arvates vajalik, et luua see selgus teie vahel, sinu sees või välimises liidus? Maskuliini sõnum feminiinile. Esimene sõnum maskuliinilt on kuula oma südant ja mõtle ja näe positiivselt nii mind, ennast kui ka elu. Loo maapealne paradiis enda sees ja enda väljas. Ma aitan sind selles, ma toetan sind selles. Ava oma süda. Ava oma süda. Sea paindlikke piire, aga ava oma süda, et me saaksime suhelduda, et me saaksime ühilduda. Mina pean ka tegelema sellega, et oma südant rohkem avada. Ma tegelen sellega. Ma tegelen oma meele ja südame tasakaalustamisega. Ma tegelen sellega, et ma ka suhtlen läbi südame rohkem. Seal me kohtume. Ma võtan oma väe tagasi eelmistest kogemustest, lapsepõlvest kuni senini. Ma tegelen sellega. Ma tegelen oma energia taastumisega, et ma saaksin olla rohkem kohal ja luua kohal rohkem. Ma tegelen oma südame tervendusega, et seda taas avada sinu jaoks. Ja et saada julgust, et ennast väljendada paremini sinule. Ma tajun meie südameühendust väga tugevasti. See on võimas. See on ilus. Suur valgus. Vahel see hirmutab mind, kuid ma olen valmis julguseks. Ma olen nii palju läbinud juba. Ma olen valmis. Ma tahan kogeda seda maapealset paradiisi. Ennem ma pean aga viima ellu muutused, et ma saaksin ka ise rohkem südant avada. Selleks mul on vaja taastada oma vägi, oma julgus, oma tugevus, oma vastupidavus varasematest, valusatest kogemustest teistega ja võib-olla ka sinuga. Ma pean tegelema ka nii oma ema kui ka isa liini tööga, et tasakaalustada, sest ma ei taha korrata samu mustreid. Ma tahan luua oma maailma. Ma ei taha mõistuse automaatikal neid mustreid korrata. Aeg on käes edasi liikuda, aga ma võtan oma väe kõigepealt tagasi. Mina tegelen endaga, sina tegele endaga ja me jõuame. Mida enam me seda teeme, seda suurema kergusega me jõuame joondunuks, tervikuks, tasakaalu, loomulikku staatusesse. Mulle meeldib, et sa oled leidnud üles oma väe. Mulle meeldib, et sa teed oma tööd väga suure pühendumusega ja küllusega. Mulle meeldib, kuidas sa oma tööd teed. Mulle meeldib, et sa oled iseseisev, sa väärtustad ennast, sa ei sõltu kelleski teisest. See sobib sulle, see lööb sind õitsele, see tekitab sellist
see on seksikas, see on küps, see on mahlane nagu mahlane õun või ploom või mandariin. See sobib sulle. See meeldib mulle väga sinu juures. Ma luban sul sellega tegeleda, et sa saaksid kindlust, et sa saaksid jalad alla, et sa tunneksid enda väärtust, et see suhe ei oleks meil kaassõltuvuslik, vaid 2 indiviidi täis tassidega, karikatega saaksid teineteisega kohtuda. Ja maskuliin väga suuresti tahab öelda, et tema tegeleb oma mõistuse ja südame kooskõlaga. Ta püüab leida samamoodi enda sees sellise emotsionaalse heaolu, enne kui ta sinuga kohtub, aga tal on väga suur tõmme sinu suhtes just südame kaudu. Ja see, kuidas ta näeb, et sa oled, kui palju sa oled kasvanud, kui küps sa oled, kuidas sa pühendunult teed tööd, talle väga meeldib see. Talle meeldib see, kuidas sa teed ka koostööd, see on väga võluv tema jaoks. Ta on õppinud ka sinult, kuidas rohkem oma sisetunnet kuulata. Hästi palju delfiine tuleb, kolmes kohas tuleb delfiinid. Siin on delfiinid, sisehääl, ta on hakanud ka oma naisenergiat rohkem kuulama, südant kuulama. Siin on delfiinid ja siin on delfiinid. Et hästi delfiinid on väga mängulised, kerged, väga intelligentsed, nad on maagilised, nad on alati heas tujus, rõõmutoojad, südant avavad, väga kõrgvibratsioonilised. Ta ütleb, et ta võtab oma väe tagasi ennast väljendades rohkem ja erinevates suhetes nii tööl kui eraelus, nii vanematega, eksidega, iseendaga, igal pool. Ja hetke järel ta liigub sinna suunda, ta tunneb, et ta praegu ei ole valmis. Et ta tunneb, et tal on veel mõned viimased pusletükid vaja enne luua, et luua seda stabiilset alustala teie vahel. Aga ta tunneb väga suurt tõmmet sinu suhtes, kirge. Ja vahel ta on minevikus, ta veel lõpetab mingeid, karikate viis on selline, et lõpetab veel mingeid kas lapsepõlve või eelmise suhte mingeid mustreid, võtab oma väge seal tasapisi hetke järel. Aga ta on saanud juba väga palju eetertasandil läbi koostöö, väga palju oma sisetunnet kuulanud ja see on muutnud teda võidukaks, ta on läbinud väga suure kadalipu, tunneb ennast nagu hästi, ta tunneb, et võidukalt ennast, jah. Ta kogub julgust, et sinuga suhelda paremast kohast kui võib-olla varem. Ja see on hea. Ja ta loodab, et sina teed seda sama. Ja see ühendaks teid, siis te loomul tasa kohtute tasapisi. Taas ja juba siis uuel tasandil. See on maskuliini sõnum, et kuidas te saaksite luua selgust, heaolu ja tasakaalu. Maskuliinile vaatame ka, mis maskuliini reiki kaart või sümbol tuleb Taiko Maio, mis on siis selline kõrgema mina energia, sügav selge mõistmine, tõde, väljenda alati oma tõde enesekindlusega, aga vajadusel ole paindlik, sisemine teadmine, tõeline mina, hingetervendus, intuitiivsus, purer dimensioon, tugev eneseareng, toitev ja täitev, kõrge vibratsioon, armastus on võimas.
Heal Your Soul karma aura. Temal on südametervendus hetkel, jah. Taiko Maio on selline. Täpselt need kaardid tulid ka läbi, nii et tõepoolest temal on siis selline endasse süüvimine, enda südamesse süüvimine, intuitsiooni taastamine. Sellised energiat. Vaatame 4 kaarti. Kuidas tema seda teie sidet hetkel siis näeb kõrgemate hingesidemete kaartidega. Temal on taas sünd. Tema loodab, et teil tuleb taas kohtumine. Ja on tunda, et siin on maskulin ja feminin väga erinevused tõmbuvad dünaamika. Ja ta püüab tasakaalustada erinevused, ehk ta tuleb rohkem südamesse, kui ta varem on olnud väga palju loogikas ja mõistuses. Ja ta tahab, et te taas kohtuksite. Tema soov on, et te taas kohtuksite, aga võib-olla rohkem tasakaalus variandis. Tema näeb, et tema on väga maine, sina oled väga spirituaalne, aga tema õpib sinult intuitsiooni ja sina õpid temalt sellist nagu, kuidas maa peal tunda ennast kindlalt, hästi ja mugavalt ja nautida seda maist elu ka. Ja tal on taas sünniprotsess, personaalne vabanemine ja tundub, et tal on karma. Ta vabastab karmalisi suhteid hetkel väga intensiivselt, välgu intensiivsusega ja puhtusega. Välk on teatavasti mingite pingete vabastamine. Väga järsk, aga väga puhastav, eks ju, pingetest vabastamine. Ta vabastab mingeid mineviku mustreid ja tõstab oma vibratsiooni, mis tuli ka ennem läbi. Ja ta tahab kõrgema teadvuse tasandile jõuda ehk läbi südame. Ta saab sellest aru, et see juhtub läbi südame. Ta võtab oma energia elujõudu tagasi. Kõrgemat südametsakrame ühendust, ta püüab tasakaalustada, võtta oma väge tagasi erinevatest mineviku kogemustest, integreerida need. Ja ta on tahab joonduda jälle külluse energiaga, tahab jälle uskuda ja usaldada armastusse, tasakaalustada ühisväljaga. Ta on taastanud oma usalduse elu vastu tänu sinule. Nii, vaatame veel minu kaarte. Ja ta on kasvus ja arengus. Ta on ka andestusprotsessis, ennem tuli see mul on kahju, palun vabandust, ma armastan sind ja ma tänan uue võimaluse eest. Tundub, et tal on karmaline suhe olnud, mis ta arvas, et on kõrgem hingeside, kuid ta pidi pettuma selles. Aga see tõde on ilmsiks tulnud ja tõde on tulnud läbi selle ilmsiks, et sina oled tõstnud tema feminini standardit. Ta on mõistnud, mis tähendab divine feminine ja mis tähendab distorted feminine. Ta teab, mis tähendab jumalik naiselikkus, mis tähendab haavatud naiselikkus. Tänu sinule. Ja nüüd ta on mõistnud, et kes ta arvas, et on tema kõrgem hingeside, on hoopis tema karmaline hingeside. See tõde on tulnud läbi sinu väljenduste esile. Ta on hakanud rohkem märkama maise elu ilu ja ta on hakanud märkama ka mineviku valu ja seda alkeemiliselt tervendama. Ta kahetseb, et nii palju aega on läinud raisku. Mida ta selle kohta tahab öelda? Tahab seda öelda, et ta on sinu vastu väga suur obsessiivsus. Kingitused, üllatused, preemiad on mingi läbiloomingu kingitused, üllatused. Ta tahab kas sind üllatada või mingi premeerida või midagi läbi loomingu, loominguliselt, mänguliselt tahab kuidagi läheneda.
sa oled tal väga palju aidanud mingeid mustreid läbi näha ja oma elu peateele tagasi suunata. Ta ei tunne, et sa oled nii hinnanguline. Ta tunneb, et see on üks hirme. Ja kommunikatsioon on sinu trumpääs, ta ütleb. Illusioonid on purunenud, vot see kinnitab ka seda siin, et mingid illusioonid on purunenud ja seda saad. Tähendab, teda saadab edu, sest ta on õigele rajale saanud. Aga teie taaskohtumine ei ole veel küps, kuid see on fookuses tal. Ta tahab sind üllatada läbi loomingu, usalda ennast, tee oma asja, ta on obsessiivne, talle meeldib kõik sinu juures ja sa oled standardid tõstnud nais võib-olla ideaali või nais sellise suhtes, et ta teab nüüd paremini, mida või kuidas tema tahab siin elus. Et võib-olla varem illusioonid on purunenud, et ta enam ei ole nii võib-olla sinisilmne, oskab näha, oskab valida paremini. Ja see oli siis maskuliini sõnum. Ja vaatame ka feminiini sõnumit maskuliinile. Vaatame ka feminiini sõnumit siis maskuliinile. See on siis kas sinu sisemine liit või sinu välimine liit. Ja ma võtangi selle, mis kukkus ka. Nii, esiteks ma ikkagi võtan selle, sest ma segasin korralikult ära, kui ja kukkus, siis see on nagu oluline. Siin tahab ajaliselt jälle tulla, täpsustada. Happening soon, the situation or event in question will develop or unfold very soon. Tähendab, midagi hakkab juhtuma varsti. Sa oled oodanud, midagi hakkab juhtuma. Ja praegu midagi juba toimib, energeetiliselt juba midagi nagu eetertasandil midagi on juhtunud, midagi positiivset, mingi positiivne muutus on tekkinud juba praegu. Ütleb kevad, new moon. Tegelikult praegu on new moon ja praegu on kevad. Ma ütlen, et siin tahab öelda seda ajaliselt. Millegipärast ajaliselt tahab suhte vallas ja hästi tulla esile. Midagi küpseb. Tuleb maiden, queen ja crown. Ka sina küpsed enda sees, sa saad mingit tarkust. Elutarkus seoses suhetega. Tundub, et sul on sinu naisliin on tulnud sind toetama. Et sa ei oleks liiga unistav, tuua siin maa peale, et sa saaksid rohkem luua alalist, et tuletada meelde, tasakaalustada erinevaid naisaspekte. Tüdruk, kuninganna, armastaja ja perenaine, et sa saaksid integreeritud kõik need, siis sa oled vastupandamatu oma tulevasele maskuliinile. Mehed vajavad sellist täiskomplekti naist, kus on nii rõõm, tänulikkus, kus on selline elutarkus kuninganna, väärikus ja sensuaalsus, armastaja nii öelda.
Ja kus on ka perenaine, et kodu oleks alati selline koht, kus on hea tulla, soe peretunne, võib-olla ka ema, eks ju, ja nii edasi, oma teie ühistele lastele ja nii edasi. Või siis niisugust emalikkust ka aeg-ajalt, et naises on kõik need dünaamikad olemas, et su naisliin tahab sulle seda meelde tuletada, et sa integreeriksid need erinevad omadused endas. Et sa oleksid selline caregiver, et siis sa lood sellise mõnusa alustala, vaat see loob teie dünaamikas siis tasakaalu, heaolu ja selgust. Et see on see võib-olla naise vastutus neid aspekte endas integreerida, siis ta, nagu kuidas öelda, teeb konkurentidele tuule alla, eks, ja see on divine feminine, kes integreerib ja tasakaalustab endas kõik need aspektid, et ta on nii dünaamiline, nii võluv läbi selle, ja teie suhe kasvab, et mehed vajavad seda, meestel ei ole seda osa. Neil on teised aspektid, eks ju, aga nad vajavad seda. See on midagi, mida nad armastavad, vajavad naiste juures. Et nad tahavad, et me oleksime rõõmsad ka, eks ju, ja nii edasi, et me oleksime vahel ka emalikud, aga mitte liiga, aga lihtsalt piisavas koguses. Ja et siis mees tunneb, et see on parim saak, mis ta kõige külluslikum, parem, tema naine on kõige parem igas mõttes, igas tasandis. Et sinu naisliin tahab seda öelda, et integreeri endas need. Loe kas või see naiseks olemise kunst, seal räägib nendest aspektidest ja selle tasakaalustamise omadusest väga suuresti, see on väga kasulik lugemine. See räägib ka varju aspektides ja kuidas neid siis tasakaalustada. Olivbrants. Täna tuli see jutuks. Ma ei tea, kas sa oled keegi, kes esineb või midagi. Enne tuli kaart. Kas sa, tähendab, tuleb välja see, et ole hästi, sa oled väga esineja, performance, celebrity, mingi kuulsus, esinemine, tunnustamine, mingi esinemine on siin, ühesõnaga kas siis su eraelus või su töös, igastahes see on kas sina või sinu maskuliin siis, igatahes feminiin rõhutab seda, et see meeldib talle. Maskuliin ütles ka, et maskuliinile meeldib feminiini esinemine. Küpsus, kuidas ta oma tööle on pühendunud. Ja tundub, feminiin ütleb, mulle ka väga meeldib sinu esinemised ja sa oled särav ja siin on mingi lava, eks ju, teistele esinemine, valgus, kuulsus, aplaus, show, appreciation, imetlus, mõistmine. Ja siis on see oliivi oksake, mis esindab tegija valge tuvi, mis esindab rahu. Et feminiin tahab maskuliinina öelda, tahab ulatada oliivibrantsi ehk siis sümboolselt, et rahu, et ma tahan alistuda, ma ei taha enam meie vahelist konflikti. Ma tahan, et me leiaksime tasakaalu. Peace offering, eks ju, et me rahuneksime, et me leiaks, et agree to disagree, et isegi kui me oleme erinevad, siis ma mõistan ja ma tahaksin, et me lepiksime, et me oleme erinevad. Ja me ei pea nagu võitlema, et kellel on õigus, tahab öelda ka. Talle meeldib, kui mõlemad väljendavad oma tõde ja manifesteerivad seda, mis meeldib. Ja see on tegelikult selline suveräänsus, meeldib väga. Nii feminiin tahab öelda mehele, et talle väga meeldib selline ka kaassõltuvus, vaba suhe ja et ma tahaksin, et me
lepiksime kokku, mis meile sobib, mis meile ei sobi ja manifesteeriksime koos, aga et selged piirid oleksid seal. Niisugused, et kõigil oleks selgus, oli ju eesmärk tasakaal, heaolu, selgus, et naine soovib, et oleks selline lepinguline, mitte ainult suusõnaline kokkuleppe, kas siis kirja teel või et kindel kokkulepe või läbirääkimine, et see annab niisuguse naisele ka kindluse, aga ta tahab luua rahu teie vahel. Siin on nii hele sulg, see on tema tiib. Huvitav, et siin on ka see, vaata. Et feminiin ütleb, et tema tunneb, et need asjad kõik juba liiguvad. Ta usaldab universumit ka. Feminiin väga usaldab universumit, ta ei kontrolli. Ta usaldab universumit, ta usaldab imesid, igapäeva imesid, ta usaldab, mis on määratud, see jääb. Ta usaldab kõrgemat perspektiivi ja suurt pilti. Ta usaldab loomingulist jõudu ja loodusseadusi. Ta usaldab, et maskuliin ja feminiin on kui üks. Ta usub armastusse. Ilusad energiat. Aga samas ma näen, et feminiin ei ole naiivne. Feminiin soovib luua, aga ta soovib ja ta mõistab, et teie vahel on ka erinevusi, nagu tuli ka ennem seal välja, eks ju, et erinevused tõmbuvad. Siis siiski ta soovib need nii ühised kui erinevad punktid siis nii-öelda läbi rääkida või kirjalik kokkuleppe leida. Et siis ta tunneb kindlust naisena. See on võib-olla tal tulnud ka naisliini pidi see kogemus või õppetund seda teha. Ja feminiin tunneb, et nad on maskuliin ja feminiin kõrgemas hingesidemes, et nad on läbi elude kohtunud, alati kohtuvad korduvalt läbi elude ja elude sees. Ja et neil on omad hingeõppetunnid eelmistest eludest ka. Ja neil on omad talendid, mõlemal on siis omad talendid ja oskused. Ja on aeg need äratada ja koos midagi reclaim ehk siis võtta tagasi oma vägi ja koos midagi luua läbi nende kingituste. Et see loob sellist nagu kaitset ja aitab vabastada eelmiste elude haavu. Aitab need luua, muuta oma väeks. Ja feminiin tunneb ennast, divine feminiin tunneb ennast täieliku sellise keisrinnana ja kes toob rahu, küllust, edu kõikidele oma lähedastele, kes teda samamoodi kaitsevad, armastavad, et ta on väga jagav, külluslikult jagav, et tema hinge eesmärk on siis tegelikult ka tervendamine ja väestamine oma inimestele, maskuliinile, aga ka oma lähikondlastele ja kogukonnale. Tal on võime siis õnnistada neid, kes seda väärivad tema ümber. Kõik muutub nii-öelda kullaks, millele ta mõtleb, millele ta oma energia suunab, mida ta puudutab. Et ta on selles mõttes väga külluslikus energias. Ja ta on, nagu ma ütlesingi, seda roosa kvartsi voos. Ja et on fookus tõepoolest luua maine paradiis. Et luua õnne, vabadust.
ja minna läbi sellest hirmust tunda jumalikku armastust. Ja ta üldiselt õpetab ka teisi, suunab ka teisi sellest hirmust tunda kõike haaravat, hõlmavat, great heart'id, suurt südamearmastust, XXL, universaalset tingimusteta armastust, millega me ei ole väga harjunud lapsest saati. Ja suunab ka teisi seda siiski tegema, hirmust läbi minema, avama südame, et suunama, et kõik on võimalik. Ta vabastab ka erinevad konfliktid, leides rahumeelseid lahendusi. Selliseid lahendusi, mis on tervendavad ka pikas perspektiivis. Mis aitavad pingetel vabaneda, lahustuda. Et sa saaksid sulanduda sinna samale kõrgema südame roosakvartsi voole, piimjale voole. Et sa mõistaksid, et su keha on sinu tempel ja et sa oskaksid siin maa peal seda maandada, tervendada. Sinus on tervendavad anded. Ja et ei olegi mingeid vigu, kõik on universumi poolt orkestreeritud hingeõppetundideks, kõik suhted, situatsioonid, olukorrad on tegelikult perfektselt ajastatud ja intelligentse plaani järgi, suure plaani, universumi loodusplaani järgi. Et igasugune viivitus, meeldetuletus on, et igasugune viivitus tegelikult töötab sinu kasuks. Nagu siin ennem tuli ka, et asi on protsessis, tasapisi liigutakse sinna suunda, et kui te kohtute, siis juba uuel tasandil. Rahulikumas, tasakaalukamas tasandil, kus mõlemad on tasakaalus, heaolus, selguses, sõltumatu teisest, välisest. Et jumalik ajastatus on siis tegelikult perfektsus ja on täiesti okei, turvaline usaldada seda, et lasta lahti ja usaldada, et see juhtub, et tegeleda endaga ja sa ka liigud kaasa loodusega koostöös siis. Mingi suurem selgus on õige pea saabumas. Nagu mingi karding kukub eest ära, midagi ja tuleb. Et see aitab sul näha asju hoopis uuest tahust, kui varem sa oled võib-olla näinud uuest perspektiivist. Ja see toob sulle palju vabanemist, kinnitusi sinu intuitsioonile. Nii et ole kannatlik ja luba suhetel tulla õigel ajal, et kaardid ka korduvad. Nii, vaatame siis kõrgema hingesideme kaarte ka, mida tahab feminin öelda. Ehk siis feminin tahab öelda nii iseendale kui ka maskuliinile, et kõik omal ajal, et rahulikult. Feminin siis veel on aktiveerinud või aktiveerib enda kõrgema südame just praegu ja ta aitab sellel vool jääda, kui ta räägib oma tõde, kui ta väljendab ennast. See väga nagu aktiveerib ka jumaliku maskuliini, seda rohkem tegema ja olema julgem ja vastupidavam ja tugevam. Ka rääkimaks, kehtestamaks, ka tema oli sellel lainel, tema tuli ka mõõkatäes.
ja see aitab ka tervendada väga pehmel moel eelmiste elude mustreid. Et see spiraal nagu puhastub, kui sa räägid oma tõde. Ja muidugi tõde ei ole nagu lahmimine, vaid see on, et sa räägid konstruktiivselt tervendavat tõde. Midagi, mis loob tervendust, rõõmu, mõistmist, vabanemist. Mõlemad, nii queen kui maskulin tulevad, maskulin, divine, feminine ja maskulin, mõlemad tulid välja. See tähendab seda, et feminin tahab öelda, et tema tunneb, et tal on väga hea tasakaal feminini ja maskulini vahel enda sees. Ja ta ootab ära maskulini, et välises liidus siis ka, et ka tema saaks need tasakaalustatud. Et ta leiaks endast selle julguse, lõvi julguse ka ennast kuningana kehtestada, et võib-olla tal on olnud siin valusaid kogemusi ja see on südamele haiget teinud, et leida taas oma seda vägi ja julgus üles, aga feminin ütleb, et tema on seda juba teinud, et ta ootab ära ka maskulini, et ta jõuab sinna, aga tundub, et kui feminin on juba, siis maskulin õige pea ka jõuab ja tegelikult maskulin näitas, et ta ongi sellel teel juba. Ja et feminin tunneb, naised, nagu ma ennem alustasin oma jutlus ka, et naised on alati natukene 2 sammu ees arengus, tüdrukud samamoodi poistega võrreldes. See on lihtsalt looduses niimoodi. Ja feminin tahabki öelda, et tema tunneb juba ennast kodus. Tema on juba kodus oma hingetemplis. Tema tunneb ennast siin maal juba, et ta on oma missiooni täitnud, ta on oma dharma teekonnal. Ta lihtsalt väljendab või toetab maskulini ka sellel teel käima, olles tema ise. Ja feminin ütleb ka, et I am enough, let go of expectations. Feminin tahab tegelikult öelda maskuliniga seda, et palun ära püüa mind muuta. Ja mina ei püüa sind muuta. Meil on omad kogemused. Agree to disagree, et me nagu lepime sellega, et me oleme erinevad ja oleme koos ja erinevused tõmbuvad ja me õpime või täieneme, aga me ei püüa nagu kedagi muuta. Me oleme mõlemad piisavad ja me laseme mõlemad mingid ootused või hinnangud vabaks. Et siin ongi 2 ühest, kas me näeme neid erinevusi kui midagi rikastavat ja täiendavat või takistavana. Aga kui me sellega lepime, siis see võib väga suureks ressursiks olla edasiviivaks jõuks. Ja vaatame siis seda ka, minu kaarte ka. Keha, meel ja hing. Ja ma tunnen ka, et feminin on keha, meel ja hing nagu täiendan, et tema tunneb ennast kui kodus sellepärast, et ta nagu keha, meel ja hing, mõlemad on hästi obsessiivsed teineteise suhtes. Feminin on hästi keha, meel ja hing, eneseareng ja kasv ja arengule nagu suundunud oma elus. Ta käib oma dharma teekonda. Ja vastus küsimusele, kui sina väljendad ennast, siis läbi selle saab sinu maskulin juba eeter tasandil, energeetilisel tasandil juba vastuseid oma küsimustele. Et see, mida sina väljendad, isegi kui ta ei kuule otseselt, füüsiliselt, siis energeetiliselt see vibratsioon jõuab temani. Seega väljenda tänutunnet, väljenda sellist teineteise mõistmist, just nagu see nagu oliivioksake, 11, hoiame 11, armastame 11, selline ühtsus, teadvus, tänutunne, meessoole, naissoole, hoiame 11, kaitseme 11, toetame 11, loominguliselt, mänguliselt, kergusega, mitte tagasi oodates, vaid lihtsalt, et seda tehes me tervendame ka iseennast. Maskulinil on taas sünd, siin ennem tuli ka tal kaart rebirth, eks ju. Tal on väga suur fööniksi energia taas sünd ja ta on nagu tubli töö,
kiida, tunnusta, feminin võiks tunnustada maskuliini, et ta on enough, et ta on maandatud, ta on piisav, ta teeb väga tublit tööd, ta on väga julge ja tubli. Ja tuleb jälle läbi see, et maskuliin on, te olete teineteise suhtes väga obsessiivsed. Ja joondunud ja tarmateekonnas, eks ju. Sisemine ja välimine. Et mäletad siis, et sisemine ja välimine on omavahel väga varem või hiljem nagu joondunud. Et ta ka lahendab võib-olla mingid konfliktid dialoogi vormis võib-olla oma sisemaailmas ka läbi ja see aitab ka välismaailmal nagu loksutada paika asju. Vot sellised sõnumid siis aitavad teil, väga põhjalik tuli, kuidas siis luua teie vahel nii sisemises liidus kui ka välimises liidus heaolu, selgus, tasakaal. Minu meelest väga palju olulist infot, väärt infot tuli läbi, selgus tuli läbi, mis toimub sinu sees, sinu väljas ja et tegelikult on kõik käib, on protsessis ja see on tore. Ja isegi kui praegu on mingid teetõkked, siis see on muutumas. See ongi praegu selleks, et praegu ei ole õige aeg, eks ju. Et praegu on vaja võtta 2 sammu tagasi ja vaadata enda seda teemat ja läbi selle hakkavad liikuma asjad, et praegu ei ole lihtsalt aeg õige, kuid ma näen, et te olete õiges suunas liikumas. Ole hästi loomingulises energias, spirituaalses valguses, mis on sinu enda sees. Ja see aitab sul õitseda enda sees, kui ka enda ümber, seda näitas ka maskuliin, et ta näeb sind tegelikult väga õitsvana. Et loomingulisus, see tuli ka ennem läbi, on tegelikult selline loomulik spirituaalne vägi, mis on sinu sees, mu armastatud. Et kui sa liiga püüad kontrollida, siis tegelikult just see on see, mis takistab sellel armastuse voolata. See takistab kogu seda, see loobki takistusi. Et lõpeta selle kontrollimine ja lihtsalt või jah, ootused ja lihtsalt luba manifesteeringul ise nagu lahti rulluda ja omal õigel ajal küpses faasis siis veereda sinuni. Usalda, lase lahti ja luba loomingul voolata. Ilus, ma olen nõus, et me vahel inimesena tahame, soovime heast tahtest nagu kontrollida, kuid võib juhtuda, et aeg ei ole veel lihtsalt küps. Ja me mõlemad võib-olla enda sees on hea ja tark ja kaitsev. Igal ühel meist on mingi areng või midagi veel teha mingis osas, et näiteks feminiinil tuli see, et loe see naiseks olemise kunst läbi, et see siis kui te kunagi kohtute alaliselt, siis on see. Sa oled lihtsalt vastupandamatult nii dünaamiline, et ei olegi teist naist, sa oled nagu kõik naised ühes, kõik naistüübid ühes ja siis ei ole ka selliseid nagu petmisi või kõrvalsuhteid, sest mehe kogu tass on täidetud igal erineval tasandil. Et see võib-olla loob ka tasakaalu, heaolu ja selgust, võib-olla meil kõigil on mingi areng ja feminiinil on oma ja maskuliinil oma. Aga selleks korraks kõik ja kui sa soovid sellel teemal lähemalt rääkida, siis võta minuga ühendus, siin all infos on kontakt. Kohtumiseni.